Tere tulemast kuulama Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks seda lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kellele meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast taas kuulama Toila podcasti. Ja täna on mul erakordne võimalus küsitleda ajakirjanikke. Kohe natuke ärevus on sees, et meie külaliseks on täna meie enda koduvallast Toilast ja ajalehest Põhjarannik tegevtoimetaja Eerik Kalda ja ajakirjanik Sirle Sommer-Kalda. Tere, kas teil on ka natukene närve sees? Minul on kohe väga suur lavanärv sees. Aitäh küsimast. Tervist. Minul ei ole mingit närvi. Kõik on hästi. Õnneks me ei ole täna laval, vaid meil on siin mugavad diivanid ja head paremat laua peal. Aga nagu ikka Toila podcast algab päris algusest. Kus ja kuidas möödus teie lapsepõlv? No mina kasvasin ja sündisin Kohtla-Järvel. Minu koduks oli 12 esimest eluaastat Pioneeri tänav vanalinnas praeguse VKG Korstende Jalamil. Tuhamägedel käisin kelgutamas ja seal samas lähedal ka koolis. Praegu on see koolimaja tühi ja keegi ei tea, mis sellega peale hakata. Minu suved, vaheajad möödusid vanaema juures, mul oli klassikaline vanaema koos kõigi koduloomade ja muude lojustega. Käisin seal ka tööl, lehmi karjatamas ja sain sealt hoopis teistsuguseid oskusi ja teadmisi, mis ma siin linnas sain. Näiteks õppisin onni ehitama, õppisin seal ujuma, vilistama näiteks, et kõik, mis õige üks maalaps peab teadma ja oskama. Sirle, kuidas sinu lapsepõlv möödus ja kus? Mina sündisin ja kasvasin Jõhvis ja mina olin piimakombinaadi laps, ehk siis aasta enne minu sündi valmis 3-kordne kõigi mugavustega piimakombinaadi maja, kuhu siis minu vanemad, kes mõlemad piimakombinaadis töötasid, said 3 toaga kõigi mugavustega korteri. Nii et väga mugavatesse tingimustesse siis nõukaajal sündisin. Ja see kodu oli siis Linda tänaval Jõhvi ääre linnas, nii et meil oli ka selline tore hoovielu, tegelikult palju lapsi, kogu aeg midagi toimus, aga suved õnneks ma pääsesin Jõhvist välja ja sain veeta Viljandimaal, et kui Eerik ütles, et temal oli siis klassikaline maavanaema, siis mina kahjuks ei ole ühtegi oma vanaema ega vanaisa kohanud, aga seest oli mul 2 täiskasvanud venda, kes võtsid oma 7 asja, kolisid Viljandimaale, rajasid sinna oma kodu ja pere, ja maavanaemade kombel võtsid mind igal suvel siis mitmeks kuuks vastu. Ja seal, ma arvan, oli mul küll selline tõeline unistuste lapsepõlv. Et samamoodi sai ujuda, vilistada, teiste lastega mängida, neid oli seal tohututes kogustes seal kolhoosimajades. Nii et väga äge. Kas Viljandi on endiselt südames? Jaa, Viljandi on kindlasti üks mu südamelinn siiamaani, kuigi lapsepõlv tegelikult oli seal maal, pigem Tänassilma kandis ja Viiratsi kandis, aga eks me ikkagi linna sattusime ja piimasaalis aeg-ajalt käisime, et see piimasaali koht on mulle siiani, seal küll piimasaali ammu ei ole enam, aga see koht ja see tunne, mis tunne seal käia oli, on siiani meeles. On teil lapsepõlvest ka mõni lemmikmälestus? No minul kindlasti ongi lemmikmälestused ujumisega seotud, et kuigi ma olen sündinud Lõvi tähemärgis, siis tegelikult ma olen ikkagi hingelt tõeline hüljes. Kalad? Või kalad, jah.
aga kodus seda kuidagi ei nähtud või ei arvestatud või oli vanematel kogu aeg midagi muud targemat teha, kui mind kuskile veekogu äärde vedada. Et seda ujumiskirge sain ma siis täies mahus rahuldada sealsamas Viljandimaal Tänassilma jões, kus mul oli siis vaba voli tõesti iga hetk ujuma minna, kui ma tahtsin, et jah, minu lemmikhetked mööduvad siiani vees. Mul väga konkreetseid lemmikmälestusi ei ole, aga ühel päeval mulle meenus selline fakt, kuidas ma käisin maal kolhoosi kontoris mingi väike akordion seljas kontoritädidele laulmas. Ja see oli mul regulaarne tegevus ja ma sain selle eest igast maiustusi ja mett ja mulle kohe meeldis. Ma ei tea, kas mulle meeldis seal laulda või mulle meeldis rohkem maiustusi saada. Business. Aga selline business mul oli, jah. Aga me oleme väga palju rääkinud just vanaemadest ja kodustest, et on teid saatmas ka täna veel igapäevaselt mingid sõnad, mis nad te ütlesid, kui te olite väikesed või väiksemad? Jaa, vanaema, kelle juures ma suved ja väga palju aega veetsin, on minu sisse jätnud väga suure osa endast. Tema mõjutas mind vägagi ja üks õpetussõna, mis mulle meenub, oli see, et poiss, et kui sa midagi teed, siis mõtle, mille jaoks sa seda teed ja mis see tagajärg võib olla või tulemus, et mul on isegi ansambel Aeruga me tegime plaadi ja siis seal on üks laul mõeldes vanaemale ja seal on sellised sõnad ka mul nagu, et vanaema rääkis mulle, kes küll ammu sealpool teed, kuule poiss, sa ikka enne mõtle, kui sa tegu teed. Selle ma kirjutasin laulu sisse ka. Väga äge. No meie kodus oli kõige suurem elufilosoof ikkagi isa, kelle sünnist, kellel oli siis tegelikult tänavu maikuus 100 sünniaastapäev ja kes oli ikkagi elu näinud mees, Eestis sündinud ja esimese vabariigi ajal sündinud ja kasvanud mees Eesti-aegsete väärtustega, kes mind kindlasti kõige rohkem ka mõjutas ja temal oli üks selline lemmikütelus, mis natuke haakub siis Eeriku vanaema mõtteteraga, et kiirusta aeglaselt ja tegelikult nad olidki enam-vähem ühe aastakäigu inimesed, minu isa ja Eeriku vanaema siis. Et ja selle kiirusta aeglaselt taga võib ju ka igasuguseid asju nagu mõelda ja näha, aga eks see kõige suurem mõte oligi see, et ära rapsi, samamoodi mõtle enne läbi, kui sa midagi teed, tee seda hästi, et kõik see põhjalikkus ja hästi tegemine ja ikkagi ka soov süveneda asjadesse, et see kindlasti tuli nagu isa kaudu. Väga head soovitused tänapäevases kiires maailmas, kus kõik tõmblevad ja kiirustavad kuskile. Aga kelleks väike Sirle ja väike Eerik saada tahtsid? No minul oli lihtne sellega, et kuna ma siin juba tõin jutus välja, et ma olin vanade vanemate laps ja mul ema oli siis 42, kui ma sündisin ja ega ta seal sünnitushaiglas nagu väga teretulnud patsient ei olnud ja isa oli 49 saanud, siis eks minu lapsepõlve tegelikult ikkagi varjutas see hirm kogu aeg, et kas mu vanemad ikkagi on elu ja tervise juures kogu minu lapsepõlve ja muidugi ma tahtsin, et nad oleks seda kauem. Ja minu ikkagi esimene unistus, mida ma mäletan, oli see, et ma tahan saada arstiks ja selliseks innovaatiliseks arstiks, kes siis leiutab imeravimi, mis siis vananemise peatab või ehk siis kingib inimesele igavese elu. Et see oli ikkagi läbi paljude aastate, mul oli selline unistus. Mingi hetk ma muidugi tahtsin Maarja-Liisa Kirvesneemiks saada, kui ma seal neid suusaradu sõtkusin. Ja õpetaja amet oli ka selline, mida mulle vähemalt mängus väga meeldis seda rolli võtta. Aga jah, kõige rohkem ikkagi ma mäletan seda imerohu avastamise unistust. No mina mäletan, et kui ma päris, algklassides olin ja hakkasid esimesed mõtted tekkima nagu, et täiskasvanuks saamise plaanide kohta, siis mina ikkagi millegi pärast, ma ei tea, kust see tuli, aga ma ikkagi väga tahtsin saada
muusikaga seotud inimeseks. Ma mäletan, ma olin võib-olla esimeses või teises klassis, mul oli kapi otsa isegi ehitatud oma trummikomplekt, et konstruktori karpidest ja trummipulgad ma ise meisterdasin ja vanemad ei teadnud, et see seal kapi otsas on, sest kui nad olid tööl, siis ma panin maki mängima ja siis ma harjutasin seal trummi salaja. Ja see muusika huvi või armastus muusika vastu on mind saatnud nagu kogu elu. Ma mäletan, see oli ka üks mälestus koolist veel, et kui paluti joonistada ennast tuleviku elukutses, jah, siis mina millegipärast joonistasin laulja. Ma mäletan, mikrofon oli käes ja siis üks tüdruk, kes meie klassis käis, kes natuke meeldis ka mulle, ta vaatas seda pilti, mis sa tahad lauljaks saada või hästi põlgliku sellise häälega. Ja mina ei saanud aru, miks on lauljaks saamises midagi halba, et see on ju igavesti vahva amet, sest mulle juba väiksest peale väga meeldis muusikat kuulata ja ka laulda. Mina tahtsin ka väiksena lauljaks saada. Aga mul ei olnud papist trummi komplekte, mul olid juba Britney Spearsi kleepsud. Ma lihtsalt tahtsin siia lisada, et mingil hetkel ma hakkasin ikkagi rohkem sellele õpetaja ametile mõtlema, siis mul oli hästi selge visioon, milline minu elu ja pereelu olema saab. Et ma kujutasin ette, et minu mees on kolhoosi esimees, mina olen tubli õpetaja, meil on 2 last, tütar ja poeg. 2? Ja sa rääkisid rohkem? Mina mäletan 2 ja siis idülli juurde kuulus ka veel elu kollases puumajas. Et mul oli nagu väga selge arusaam, milline minu elu võiks tulevikus olla. Et mõne asjaga läks pihta aga kolhoosi esimehi kahjuks ei olnud sel ajal enam võtta, kui mina täiskasvanuks sain. Aga tänapäeval selle nimi on vist manifesteerimine, et sa hästi nagu kujutad ette, mis sa saada tahad ja siis sa hakkad nagu vaikselt alateadlikke samme sellest suunas tegema ja siis sa saadki, et põhimõtteliselt ju läks niimoodi, Sirle, nii nagu sa unistasid. Natuke teise nurga alt, et alati võid väsid täpsustama ka, et mis sa tahad, muidu sa võid natuke mingi teistsuguse asja saada. Jah, lastega läks täppi ja mehega ei läinud selles mõttes, nagu ma ütlesin, kolhoosi esimehi polnud enam võtta. Aga ma käisin kolhoosis lehmakarjas võib-olla. Aga õpetajaks ma õppisin tegelikult küll aga olen väga üksikud päevad selles ametis töötanud. Tuleme sinna kooliaega nüüd, et kuidas te oma kooliaega meenutate? Algkool ja keskkool ja kuidas teil kool möödus? No mina läksin esimesse klassi Kohtla-Järve vanalinna sellesse auväärsesse kooli, mille majaga praegu keegi ei oska midagi peale hakata, sest et ma elasin seal samas Pioneeri tänavas võib-olla 200 meetri kaugusel koolimajast. Ja 4 klassi ma õppisin seal. Kui Iidlas sai valmis uus koolimaja, mis tol ajal oli puhtalt Eesti kooliks mõeldud, ja sest me kolisime ära Iidlasse ja sealt Kohtla-Järve vanalinnast hakati inimesi välja kolima halva elukeskkonna tõttu. Ja siis me kolisime Iidlasse ja siis mina hakkasin koolis käima kooliteed, mis oli umbes 50 meetrit pikk. Et nii, et ma olen kogu aeg oma kooli kõrval elanud sisuliselt ja nüüd Toilas elades olen ma ka koolimaja kõrval täpselt, et kuidagi on elu niimoodi läinud. Mis puudutab nüüd kooliaega, koolis õppimist, siis ega mul sealt midagi nagu väga eredat meeles ei ole. Ma mäletan, et ma õudselt tahtsin mingit kooliväliseid tegevusi teha, et küll ma orgunnisin algklassides seal liikumisrühma poistele ja siis seda tahaks näha praegu, on ju? ma isegi mõtlen, et kas ma tahaks seda näha, aga võib-olla oleks huvitav. Ja siis
ma tegin ka diskosid, mulle meeldis nagu DJ olla, ma olin juba oma klassi DJ juba, ma ei tea, 3. klassist, kui isa mulle oma vana lintmaki kinkis. Siis jah, ma olin nagu kooliväliselt hästi aktiivne ja me tegime igast üritusi. Ma mäletan keskkooli ajal, kui ma nägin, käisin ühel Justamendi kontserdil kusagil Lüganuse rahvamajas vist tol ajal. Siis mulle nii meeldis see kontsert, ma läksin kohe nende Justamendi tüüpide juurde ja ütlesin, et nii, et mis me peame tegema, et te meie kooli tuleksite esinema. Ja siis me leppisime toona selle bändi mänedžeriga kokku ja ma olin koolipoiss, ma olin, ma ei tea, 10. klassis vist. Aga ma olin juba Argunni. Ja kuidagi, mulle meeldis seda kõike teha, et äge oli lihtsalt ja siis kuni selleni välja, et meil oli koolis, ma laulsin mingis ansamblis seal, ja bändi tegime ka muidugi, aga jah, see kooliväline elu on just mulle meeles, ega ma mäletan, et ma õppimises reaalainetes olin nõrk, humanitaarainetes olin tugev, ja rohkem ma ei oska selle kohta midagi. Aga meil oli liikumisrühm. Ja. Sirle? Mina käisin Jõhvis Kessleri koolis ja mina mäletan ka seda, et ega ma nüüd õppimisega nüüd küll ainult ei tegelenud, et ma olin muidugi oivik, et kogu aeg viieline ja see oli selline koduootus, vastasin kodu ja isa ootustele, et üks õige tüdruk on tubli ja õpib viitele. Ja seda ma läbi aastate tegin, aga ma mäletan, et kogu aeg ma tegelesin ka 100 muu asjaga, et trennid, ansamblis laulmised, muusikakoolid, ka üks kõvaorkunn käis kogu aeg koolis, et me olime hästi aktiivsed ka korraldama üritusi, niisugust Justamendi näidet mul ei ole tuua, et nii vinge tegija ma ei olnud, aga kogu aeg nagu midagi sai tehtud, et hästi tihe oli see kooliaeg küll. Ja mis siis peale keskkooli sai, et mis teie valikud olid ja mis võis nende valikute põhjused olla? Ma võtan siin sõnajärje või jätkan õigemini siis, et minul oli sisuliselt 2 valikut, et ma olin õppinud kannelt, tegelikult pidi õppima 5 aastat, aga ma jäin üla- ja teenijaks, õppisin 7 aastat ja minu armas õpetaja Tatjana Tallermaa arvas, et minu tulevik võiks ikkagi olla kandlemängija. Nii et tema hakkas juba pärast põhikooli mind suruma sinna Otsa kooli, et ma ikkagi peaks minema ja kaaluma seda ja ma täitsa ka kaalusin. Aga kuidagi kodus nagu ei olnud lööki sellel mõttel eriti. Ja siis oli üks teine õpetaja, kes mind väga palju mõjutas, oli saksa keele õpetaja, meie klassijuhataja Helju Raatma, kes on nüüd ka juba aastaid toilakas, kes arvas, et minust saaks kindlasti suurepärane saksa keele õpetaja. Ja kuna tõesti see õpetamine mulle tol hetkel meeldis ja ma arvasin ka, et ma võiks olla päris hea õpetaja ja kuna mul endal ka mingisuguseid paremaid ideid ei tulnud, siis ma ikkagi maandusingi Tallinna Ülikooli saksa filoloogia erialale ja kuigi ma oleks võinud ka Tartusse minna, siis tol hetkel tundus Tartu mulle täiesti mõttetu väike puust linn, nagu nüüd lauldakse. Ja ma mõtlesin, et ei mina nüüd, et nii madala lennuga ma nüüd küll ei ole, et ma Tartusse lähen, ma lähen ikkagi Tallinnasse. Ja umbes juba 2 kuu pärast ma jõudnud oma otsust ära kahetseda, sest üsna kiiresti ma sain aru, et tegelikult on ikkagi Tartu minu linn. Aga kuna ma olin sellise kasvatusega, et kui sa midagi alustad, siis sa viid sellega lõpuni ja kuigi ma sain ka üsna kiiresti aru, et see eriala oli täielik möödalask, siis loomulikult need 5 aastat ikkagi läbi tegin ja võiduka lõpuni läksin, kuigi ma tõesti, nagu ma ka ütlesin, ma ei ole sellel erialal kunagi töötanud. Kas peale seda läksid midagi veel õppima? Ei, see on nüüd jah ainus ülikooli haridus, mis mul on, et igasuguseid muud enese täiendamise, seda kõike on, aga see on jah jäänud. Eerik? No minu lugu oli hoopis võib-olla natuke ootamatu, et kui keskkooli lõpp kätte jõudis, siis mul kusagilt oli tekkinud soov ja tahtmine õppida filmindust üldse. Ja nii palju põnevaid asju, et saab teie kohta teada praegu. Ja ma ei tea, kust mul see tuli, aga mul see huvi kuidagi tekkis ja ma tahtsin saada režissööriks tegelikult. Aga tol ajal sai Eestis
seda õppida ainult Moskvas. Ja mitte Eestis, vaid tolle Nõukogude Liidus tähendab Eestis õppida ei saanud, seda sai õppida ainult Moskvas. Ja ma isegi käisin, ma mäletan, Tallinn filmis mingisugustel kokkusaamistel seal mingiste tegelastega ja viisin isegi mingisuguse oma proovitöö sinna, et Tallinn filmi kaudu nagu sai sinna. Ja viisin isegi oma mingisuguse töö, mingisuguse stsenaariumi kirjutasin isegi seal ja viisin sinna ja siis seal nagu kiideti heaks ja see mees, Lauri Kärk vist oli ta nimi, ta oli pärast mitmete filmide toimetaja Tallinn filmis, ütles, et mulle see lugu väga meeldis, ma praegu isegi ei mäleta, mis lugu see oli, mingi noorte teemaline. Ja siis ma saatsin, siis oli vaja saata mingid dokumendid sinna, mingid asjad, mingid stsenaariumid, ma pidin tohutu mingisugused asju kirjutama ise, tõlkima vene keelde ja trükkima seal, jumal, see oli terve epopea. Lõppes muidugi niimoodi, et ma sinna ei saanud, isegi mind ei kutsutud, on ja sinna siis see Lauri Kärk ütles tookord, et jah, et Eestile oli üks koht eraldatud, aga selle sai Arvo Kukumägi, eks ole, et Arvo Kukumägi oli juba tol ajal kõva tegija, eks ole, minuga võrreldes. Et ja niimoodi läks ja siis ma läksin sõjaväkke Vene kroonu ka Moskvasse kusjuures ja pärast ma isegi käisin huvi pärast seal selles filmiinstituudis sõjaväe ajal lihtsalt vaatamas, et mis koht see on ja siis ma nägin ja ma sain aru, et see õppeasutus on üsnagi siuke eliidikeskne, et seal need olid mingite tuntud kuulsate inimeste võsukesed, kes seal kes saavad mingite teiste kriteeriumide põhjal sinna sisse kui oma mingite eelduste, vaimsete eelduste või andekuse järgi paljud. Ma arvan, võib-olla, ma loodan, et mitte kõik. Ja siis oligi, ma olin 2 aastat sõjaväes, muide teenisin Kremli polgus, et paljud seda fakti ka võib-olla ei tea. Ja ma natukese olin oma unistusega ka kokku puutunud, et ma olin kinomehaanik seal. Sain filme näidata. Mõtlesid tegid muusikat või midagi? Ei, mul oli 2 alternatiivi seal, et kui ma poleks kinomehaaniku pabereid teinud omal ajal endale, siis ma oleks võib-olla saanud sinna väeosa bändi, sest et ma olin sinna tugev kandidaat, et seal nagu poisid, kes millegagi olid ennast kuidagi teistmoodi näidanud, mingid võimeid olid, oskused, siis sealt sõeluti välja, kes olid kokad, kes autojuhid, kes kinomehaanikud, jah, et mul oleks teil alternatiiv olnud bändi saada, ise polnud kindel, et kumba ma rohkem tahan. Ja siis kui ma tagasi tulin, siis oli juba selline hästi pöördeline aeg Eestis, see oli aasta 90 kevadel, see Toompea ründamised ja kõik need asjad, et siis ma miski pärast otsustasin, et ikkagi ma tahaks ajakirjandust õppida. Kus see soov tuli? See tuli mul sõjaväes kuidagi, ma jälgisin kõiki neid sündmusi, seda kõike, kuidas see sõnavabadus nagu järk-järgult kuidagi ühiskonda muutis ja kuidas see tuli. Ega me ju paljuski Nõukogude ajal sündinud lastena ju ei puutunud selle sõnavabaduse või traditsioonilise lääne sellise demokraatliku sellise kultuuriga kokku. Ja see oli nagu nii uus ja huvitav. Et Ameerika häält ma muidugi lapsepõlves kuulasin, aga see nagu tegi ühiskonna hoopis teistsuguseks, see pani sind
nägema seda maailma hoopis teistmoodi ja see tundus hästi põnev. Ja siis ma läksingi, siis ma sain teada läbi oma sõbra, et Põhjarannikus tol ajal siis Leenilik lipp oli selle lehe nimi, et sealt nagu ajatakse reportereid või niimoodi. Sest see muutuste tuul oli ka sinna jõud maas või jõudnud. Kaie Nagelmann on ju sinna juba peatoimetajaks saanud ja leht oli nagu näitas mingid iseseisvumise märke juba ja et hakkas ka eemalduma sellest režiimitruust positsioonist. Ja siis ma läksin sinna ja ma mõtlesin, et ma proovin siis ajakirjandust minna õppima ja oli vaja mingit proovitöid teha ja siis ma paar asja kirjutasin sinna ja mis avaldati ära ja siis ma läksin ülikooli, et siis oli mul ette näidata midagi. Aga kahjuks ma ei saanud sisse, tol ajal oli tohutu konkurents ikkagi, ma ei mäleta, see oli vist, kas oli 7 või 8 inimest kohale, see oli ikka, praegus mõistes oli ikka päris suur. Ja ma ei osanud ajalugu, jama oli selles, sest ajalugu oli muutunud võrreldes sellega, mida mina olin õppinud. Ja õpikuid ka ei olnud, kus ma käisin raamatukogudes, ma mäletan otsimas mingit materjale, mis räägiksid nagu sellest päris õigest ajaloost. Jah, see ajalugu neid ei olnud. Küsimus, mis see õige ajalugu see on, kui õpikutes on ka vale asi kirjas mõndades isegi on, jah? Ja neid raamatuid ei olnud ja siis ma küsisin, et aga kuidas siis koolis õpilased õpivad, et kui õpikuid ei ole veel. Ja siis öeldi, et aga nad kirjutavad konspekte, et konspektide järgi. Ja pärast nüüd ma lugesin ka, et kusagil, et mingil aastal jäeti isegi tol ajal, kas see oli 80ndate lõpp või mingi selline, et jäeti isegi ajaloo eksam keskkoolis ära, sellepärast, et ajalugu oli nii palju muutunud, et see oli suur segadus. Ja tookord ma nagu ei pääsenud ülikooli ja siis ma tulin Põhjarannikusse tagasi ja siis, aga see muutus oli ka juba seal nagu, et praegune hea kolleeg Eerik Kamsejev juba tiirutas seal ringi ja ta oli ka tudeng vist õppis ülikoolis, aga ta ikkagi käis siin kuidagi nägu näitamas ja mingeid asju tegi, ta tegi ka teistele väljaannetele. Aga ja siis kõik need muutused kuidagi see toimetuse elu tõmbas mind nii kuidagi sisse, et siis ma jäingi lõpuks, ma ei mäleta, kas ma proovisin veel kord ülikooli astuda, aga see katsetus ei olnud enam kuidagi tõsine, sellepärast, et need muutuste tuuled olid nii vägevad, et nad tõmbasid nagu sind täiega endasse, sa tahtsid hakata tegema ajakirjandust, mida Eestis ei olnud aastakümneid tehtud. Käis meil igasuguseid huvitavaid inimesi, siin eksperte läänemaailmast õpetamas ja rääkimas meile, mis asi on päris ajakirjandus. Võib-olla see oli parem kool, kui see oleks saanud ülikoolist. See oli kahtlemata sellepärast, et see oli niisugune tohutu muutus, ma mäletan, osad kolleegid ei saanudki nendega järje peale, sest nemad olid nagu nõukogude ajakirjanikud ja nad ei suutnud üleöö nagu enam kohaneda, ja seda oli nagu väga kurb ja raske vaadata, kuidas nad seda üle elasid tegelikult. Aga meie pidime kogu aeg õppima, ma mäletan seda perioodi, see oli tohutult põnev, aga ka tohutult ütleme energiat nõudev selline aeg, kus sa iga päev pidid midagi õppima, kus sa iga päev pidid midagi avastama ja see oli päris pöörane see 90ndate algus. Ma olen praegu mõtlenud, päris huvitav oleks, kui keegi teaduslikult uuriks, et mitte ainult ajakirjanik, aga ükskõik mis ametit, et kuidas käitub see inimene, kes on nii-öelda vabakutseline, ise hakanud ja kuidas siis käitub see, kes on õppinud, et kui palju need õppinud on raamides kinni ja kui palju vabamalt ja teistmoodi loovalt mõtlevad need, kes ei ole seda õppinud, see oleks päris huvitav. Aga praegu on hea koht küsida seda, et teil on ju ka 2 last, kes täna peavad ka tegema selliseid valikuid ju. Kuidas teile tundub, et kas see tuleb kergelt see valik? Mida teha, kuhu minna?
jah, Sirle tahab öelda. Et ei, me oleme näinud ka neid eneseotsimise piinu nüüd kõrvalt, kuna nad mõlemad eelmisel aastal lõpetasid gümnaasiumi, täpselt siis aasta tagasi. Ja eks igasuguseid mõtteid käis läbi, et Kauril oli selles mõttes lihtsam, et tema läks kaitseväkke ja ta sai nagu nüüd aastase ajapikenduse veel ja aastase mõtlemisaja juurde, aga tütar ikkagi pidi kohe ära otsustama. Ja nii väga, kui ma teda ka sinna loomaarsti eriala poole ei surunud, sellepärast ma olen miskipärast jällegi see manifesteerimine, ma olin täiesti kindel, et ta sobiks suurepäraselt loomaarstiks ja ta võiks tulla tagasi siia piirkonda ja avada ühe korraliku kassikliiniku, mis on just spetsialiseerunud kassidele, aga no ta ei võtnud ikkagi kuidagi vedu, kuigi ta on täielik kassi inimene, aga siis mul õnnestus nagu talle üks teine hea mõte pähe panna, mis tundub, et on ka osutunud heaks, et lõpuks ta siis otsustas hoopiski TalTechi kasuks ja valis seal siis toidu ja biotehnoloogia eriala, sest tundus kuidagi, et see on ka midagi sellist tulevikku suunatud ja toidu teema on teda kogu aeg väga huvitanud, ta tegi ka gümnaasiumi uurimistöö koolitoidu teemal ja tema on ilmselt ka meie koduse toidulaua kõige suurem mõjutaja olnud, nügides seda kogu aeg tervislikumaks, et võibki öelda, et tegelikult nüüd see ongi väga tervislik suuresti tänu tütrele, et siin on küll nagu see muna õpetanud kanu. Et tundub, et ta on teinud jah õige valiku, et ta nüüd lõpetab oma esimest kursust ja küll suurte raskustega, sest ega need reaalained, ütleme, et see reaalainete põhi väga tugev kaasa ei tulnud, aga eks ta nüüd siis näeb topelt vaeva, aga siiski tundub, et allaandmise märke praegu ei ole. Aga ta on tubli, ma ausalt öeldes minule on isegi üllatus, et ta on nii tugeva iseloomuga ja järjekindel, nagu mulle tundub, et ta nagu närib ennast läbi sellest, kuigi ta vahel tema jutust võib aru saada, et kohe on ta nagu alla jäämas sellele kõigele, aga noh, kuidagi jah, tuleb sealt laviini alt välja ja raputab selle maha ja kuidagi rühib edasi. Aga Kauriga on jah huvitav, et ega tema tegelikult lõpuni vist ei ole otsustanud, et üks mõte on nüüd tal tekkinud, et ta tahab saada kiirreageerijaks. Et nii, et siis ilmselt terendab Sisekaitseakadeemia. Enne kaitseväge ta tegelikult viis oma dokumendid TalTechi ja ta sai nagu sinna sisse, aga siis ta mõtles, et ta ei kinnita oma seda tulevikku veel, ei pane veel lukku, et jah, kuna siin ülikool aasta aega veel on mõelda. Aga minul on ainult siin lohutada neid noori, sest et mina ise õppisin nüüd tollindust ja ma võin öelda, et mind absoluutselt ei huvitanud, see oli täiesti igav, kuiv asi, aga ma tegin selle ära ja ärge jätke pooleli. Võib-olla, et võib tunduda, et on kuiv ja mõttetu, aga pooleli jätmine on veel hullem variant. Ja kunagi ei tea ju, millal võib tulla see sinu ma oleks pidanud hoopis seda õppima. Et see võib hoopis, ma ei tea, mõne aasta pärast tulla, on ja. Ma tahtsin lisada veel, kui me oleme siin ikkagi õpetajatest rääkinud, et just Kirke puhul ma olen märganud, kui suur roll võib olla ühel säraval ja tõesti väga inspireerival õpetajal, et Kirke erinevalt Kaurist otsustas minna gümnaasiumisse Jõhvi. Kaur jäi siis mugavalt kodulähedasse kooli, et oleks tore üle õue sinna jalutada. Ja Kirkele sattus 1 aastaks keemiaõpetajaks Kristelle Kaarma. Ja tegelikult sinnamaani ei näinud ta absoluutselt mingit tulevikku reaalainetest, ta oli kogu aeg täiesti kindel, et ta on humanitaarinimene. Aga õpetaja Kristelle suutis talle näidata, kui põnev ikkagi see keemiamaailm on ja see oli kindlasti üks põhjus, miks ta selle TalTechi valis ja ma nagu tõesti tahaks teha suure kummarduse selliste õpetajate ees, kes esiteks oskavad õpetada oma ainet nii, et see jõuab ka siis kohale, kui sul see põhi võib-olla kõige tugevam ei ole ja teiseks äratavad selle huvi sedavõrd, et sa kaalud selle edasi õppimist. Me jõudsime juba Eeriku töökohani ka, aga ma küsiksin ikka veel, et mis olid teie sellised esimesed töömälestused, kus te päriselt nagu siis esimesed taskuraha teenisite? Ikka kõplamised. Ma olen sinu klubis, Sirle. Pell ja kõplamine. Võib-olla kõplamine, aga kõplamine pole jätnud minusse nii sügavat jälge nagu mälestustena.
et pigem korralikku raha sai juba heinateol ja mis me tegime seal, käisime rohujahu, ma mäletan, kuskil laadimas mingisugused ikka karmid füüsilised katsumused olid need, kui sa tegid, ma ei tea, 11-12-aastase poisina 11-tunniseid tööpäevi, et tol ajal polnud see ka lubatud nagu praegugi, aga siis pandi kuidagi see silm kinni ja raha maksti korralikult ja kas sa mäletad, mis sa sellest ostsid? Ma mäletan, et mul oli emaga vaidlus, et esimese palga eest mina tahtsin osta endale makilinte, aga ema arvas, et mul on kõige rohkem kasukat vaja. Ja nii sa kujutad nüüd ette, ma olin ikka nii pettunud, ma ütlesin, et ma ei ole oma tervet suve nüüd tuksi keeranud selle nimel, et mingisugust kasukat endale saada. Et mina tahan makilinte, sest ma olen ju põhimõtteliselt, ma olen ju koolis ka diskoronja. Et mul on see eluliselt vajalik, eks ole. Aga ma ei mäleta, kuidas see vaidlus lõppes. Ilmselt, ma arvan, et ma jäin ikkagi peale, aga ilmselt sain ka kasuka. Et jah, see on küll meeles. No minul oli jah tavalisem, et Kõplamas ma ikka käisin päris mitu suve ja ma mäletan, et vähemalt ühe suveteenistuse eest ma ostsin endale jalgratta, et see oli minu suur unistus ja õnneks ei määritud mulle kodus mingit kasuka ostu pähe, et ma sain osta jalgratta ilmselt mingisuguse hilbu ka veel tõenäoliselt sinna juurde. Aga näiteks ma käisin tööl ka, kuna ma nagu ütlesin, ma olin piimakombinaadi laps, siis ma käisin ka näiteks pudeleid pesemas, et eks sai igasuguseid töid tehtud ja hiljem õpilasmalevas ju ka heina tehtud ja kõike, mida vaja oli, et eks see töökogemus oli ikka väga mitmekesine nõukaaja lapsena. Aga Sirle, räägi, kuidas sina Põhjarannikusse jõudsid? No minu sattumine sinna oli küll täiesti juhuslik, et ma olin 1 aasta ülikoolis käinud ja kuna mu vanemad olid selleks ajaks juba pensionile läinud ja tegelikult oligi majanduslikult nii keeruline olukord, et ma ei oleks saanud jätkata ilmselt õppimist, kui ma poleks mingit tööd leidnud, sest lihtsalt vanematel pensionist ei olnud võimalik mind toetada. Ja siis lihtsalt minu majanaaber oli Argo Soolep, kes tol ajal töötas juba Põhjarannikus ja kes on nüüd väga tubli tervishoiukõrgkooli õppejõud. Ja me olime lapsepõlvesõbrad ja eks ma siis talle siis võib-olla suvel halasin seal, et mul on ikkagi väga rasked valikud nüüd ja tuleb leida ju ka selline töö, mille kõrvalt kannataks ka ülikoolis käia, eks ju. Ja siis Argo ütles, et oi, et aga minu meelest meil siin otsitakse just reporterit, et kandideeri. Ja mõeldud tehtud, et see tundus ju täiesti loogiline, kuna ma olin eluaeg armastanud kirjandite kirjutamist, siis ma olin täiesti kindel, et ma olen täpselt sobiv inimene ajakirjanikuks, et tulen ja kukun oma vingeid kirjandeid seal vihtuma. Ja tulin siis vestlusele, sain kokku 2 Eerikuga, 2 mentoriga. Ja see muidugi tehti mulle kiiresti selgeks, et kirjanditega ei ole uudistel absoluutselt mingit pistmist, et need kirjandid ja kogu see ülesehitus unusta üldse ära, aga kuna ma olin ikkagi ka suhteliselt puhas leht, siis mul oli lihtne seda teha. Et ma ikkagi sain aru, et jah, uudised on midagi muud kui kirjandid. Aga kui sulle kirjutada meeldib, siis kokkuvõttes ei ole vahet, et kas sulle meeldib kirjutada kirjandeid või uudiseid või pikemaid portreelugusid, et igal juhul mulle tundus, et see sobib mulle. Eerikutele ka sobis võtta üks noor inimene juurde. Ja niimoodi ma sinna tööle sattusin ja õnneks oli tööandja algusest peale hästi paindlik, et ma saingi tegelikult ülikoolis edasi käia, aga õnneks mul olid loengud 4 päeval nädalas, nii et neljapäeva õhtul ma istusin bussi peale ja siis reede ja nädalavahetused ma siis sain juba ajakirjaniku tööd teha, aga algul mul olidki sellised lihtsamad ülesanded stiilis naisteleht, noorteleht, lasteleht, sellised teemaküljed, sellised soft lood, mis ei olnud väga kontimurdvad ja sai nagu kenasti ühendada neid 2 asja ja kui ma ülikooli lõpetasin, siis tundus täiesti loomulik jätkata seal samas toimetuses. Kas mina ei kuule, et saime õigesti aru, et see oli teie esimene kohtumine, siis see töövestlus? Ja meil algul oli töövestlus ja siis pärast armastus tööpostil, selles mõttes täiesti klassika. Eerik, aga miks sa siis Sirle Pruudiks valisid endale?
no esiteks see oli ju mugav, ma ei pidanud ju kusagile ööklubidesse minema. Kas tol ajal üldse oli ööklubisid ja Valge Hobune äkki töötas hästi midagi, mingisugused peosaalid olid, aga saad aru, me olime tol ajal, me olime nii hoos selle ajalehe ümbertegemisega, me otsisime noori tegusaid inimesi, sest me leidsime, et noortele on lihtsam asju õpetada kui vanu ümber õpetada. Me tahtsime teha hoopis uut kvaliteeti, me kujutasime ette, meil oli selge siht, me elasime seal toimetuses, me elasime hommikust õhtuni iga päev, päevast päeva, meil ei olnud peresid, meil ei olnud koduseid kohustusi, mina elasin vanematega tol ajal veel, on ju. Et me saime seda endale lubada ja me täiesti, meil silm säras ja me põlesime täiega seda uut asja tehes. Et mul ei olnudki aega kusagilt kõrvalt, ma ei tea, otsida. Jah, et võeti, meie toimetuses tekkis mitmeid paare, ma ütleks, kõik olid niimoodi, Kalle Pärt ja Erika Brave näiteks said ka Põhjarannikus kokku, eks ole. Argo Soolep oma abikaasaga ja Leenaga said Põhjarannikus kokku. Töö käigus kõik toimus see värk, on ju. Diana ja Rene Kundla, Diana Berg ja Rene Kundla. Ja ka toimetuse põhine no need on need paarid, kes on jäänud, eks ju, et oli ka selliseid kokku-lahku paare, aga jah, et niimoodi oli, et see kuidagi meil toimetuses sai niimoodi kombeks, et nagu see lihtsalt oli niimoodi, aga vaata see, kuidas sa kirjeldasid, et kuidas ma seal elasin ja see kirg ja kuidas ma mõtlen, issand, ta räägib nagu mina vanasti kontserdimajas, nagu see oli mu teine kodu, ma teadsin igat ustu, et täpselt sama tunne oli, et ma elasingi sinna selle maja nimel, on ju. Ja vähe sellest, et me seal tööd tegime tohutult, me kõik peod, kõige ägedamad peod olid ju ka toimetus, ega me tõesti kuskil ööklubites, me ei pidanudki minema, sest nii kui reedel pastakas kukkus õhtul, alati oli mingi põhjus, mida oli vaja tähistada. No sünnipäev. Ja need olid ikka väga, ma ei tea, ega me peensusteni ei lasku, aga väga rajud peod olid Kohtla-Järve toimetuses. Kuulge, aga tavakuulajal on kindlasti selge, et mida võiks üks ajakirjanik teha, aga mida tegev toimetaja teeb, kus see erinevus on? Võib-olla harime natukene kuulajaid, ma saan ka targemaks äkki natuke. Eks ta tänapäeva mõistes võib-olla on see natukene juba söke sammaldunud termin või amet, et see on toimetamine üldse, eks ole, et mis see siis on, et paneme lehe kokku, millest me selle lehe kokku paneme, et millised uudised nüüd on aktuaalsed, millest me kirjutame, ajakirjanikega suhtlemine, nende suunamine, ütleme, teemade väljapakkumine, kõik see, mis on see igapäevase lehe kokkupaneku menüü, eks ole, see on nagu, vähemalt tol ajal oli see reljeefsemalt nagu paigas, et nüüd on nagu need kohustused natuke rohkem isegi võib-olla laiali valguvamad. Ja peatoimetaja siis on rohkem nagu selline majanduspoole peal ja siuke personaliga töö, aga meil see enam nii klassikaliselt eristatud ei ole, meil on tänapäeval on nii, et toimetaja on ka ajakirjanik, reporter, kui vaja on mingi ka fotograaf, on ju, et kõik sõltub hetke olukorrast ja hetke võimalustest. Et sellele küsimusele me saime juba vastuse, et geenidega ja ajakirjandusega teil pole midagi pistmist oma suguvõsades. Aga kas on kindlaid teemasid, millest te armastate kohe kirjutada või kohe meeldib sõna võtta või see on see, millest ma tahan rääkida ja see on oluline, nagu läbi aegade see üks teema või kaks? Minul on küll, et tegelikult ma ei olegi oma loomult õige ajakirjanik ja ma sain sellest ka üsna kiiresti aru, et ma ei ole selline ajakirjanik, kellele meeldib tuua välja probleeme, mis tegelikult on ju neljanda võimu kohustus näidata, sihtida neid valupunkte, teha maailma paremaks läbi selle, et minu tee on rohkem teistsugune, et minule meeldib just välja valgustada
positiivseid asju, et ma ei tea, vot see on tõesti läbi aegade niimoodi olnud, et ma kohe neid probleemlugusid ma ei armasta eriti, anna mulle mõni äge, energiline, särav inimene ette, kes tegutseb mitmel rindel, teeb ägedaid asju, räägib sellest õhinal ja ma olen täiesti vaimustuses, ma olen valmis sellistest inimestest kogu aeg kirjutama, nende tegudest, nende sündmustest, üritustest, et see käivitab mind. Kuigi ma saan aru, et tegelikult ajakirjanduse roll on oluliselt laiem, aga jah, mina olen selline rohkem nagu positiivse väljavalgustaja, et Eerik selles mõttes on klassikalisem ajakirjanik, ta on mitmekülgsem ja temal ei ole ka midagi selle vastu, et olla ka halb sõnumitooja, sellepärast, et seda peab lihtsalt tegema. No mina vaatan seda natukene niipidi, et jah, et mind käivitab see, kui ma näen, kusagil on asjad valesti. Kui kusagil on asjad valesti ja neid tuleks parandada. Ja lõppkokkuvõttes võib see kellelegi tunduda, et et sa kirjutad halbadest asjadest, negatiivsetest asjadest, aga tegelikult on see ju püüd nagu maailma paremaks teha. Et tegelikult sa kirjutad vajalikest asjadest. No jah, et kuidas meie kõigi elu puudutavad mingisugused asjad või detailid, mis on millegipärast paigast ära, et kuidas need jälle korda saaks, et sa juhid sellele tähelepanu, esitad küsimusi nendele inimestele, kes selle eest vastutavad ja lõppkokkuvõttes saabki korda. Ja kui sellel on tulemus, siis on see lõppude lõpuks üsna hea tunne, et sa oled midagigi ära teinud selleks, et meie kõigi elu nagu oleks parem ja halbu asju oleks vähem. Mulle tundub, et see on just see juurpõhjus, millest sa rääkisid, et miks üldse ajakirjanduse juurde nagu läksid, et panna inimesi nägema, et ka teist poolt või teist moodi ja seda tegelikult sa teedki, täpselt seda sa kirjeldasidki. Aga kas te olete oma karjääri jooksul põhjarannikust tundnud ka seda, et paberist on saanud rohkem digi ja kuidas see on teid mõjutanud? Jaa, see on kahtlemata. Sellega oli raske nagu harjuda, kui ma enne rääkisin üleminekust uuele ajakirjandusele, eks ole, siis 90ndate alguses, siis nüüd see digiajastu tulek, ma kujutan ette, on meie jaoks olnud, meie põlvkonna ajakirjanike jaoks mitte vähem võib-olla raskem, kui oli toona nendel kogenud ajakirjanikel nüüd uude ajastusse ennast sättida. Et tegelikult on see kohati läinud üle kivide ja kändude, mingid asjad, millega ma siiani ei ole nagu leppinud või millega nagu kus ma ei tunne ennast nagu koduselt. Mis see näiteks on? Näiteks videote tegemine. Tänapäeval peetakse elementaarseks, et ajakirjanik teeb ka videoid, näiteks fotosid, hea küll, fotoga ma saan hakkama. Aga videote tegemine, nende lõikamine, nende toimetamine, nende kokku monteerimine, see on hoopis teine valdkond. Ja teine kvaliteet ja teadmised ja mul on olnud ennast väga raske sundida sellega tegelema, sest et ma tunnen, et ma ei ole siin nagu piisavalt hea, et ma olen palju parem hoopis selles klassikalises uudiste tegemises ja inimestega suhtlemises. See on seesama, millest me ennem rääkisime, enne kui me salvestama panime, kuidas sulle poogitakse nagu aja jooksul juurde uusi ameteid ja siis öeldakse sulle vaikimisi, et hakka nüüd videograafiks ka. Mis mõttes sa ei hakka? Kõigil on ootus, et hakka, on ja? Aga nagu ma ei taha. Ja mina näen, et seda võiks teha keegi, kes nagu tahab ja kellele meeldib see valdkond, on ja? Et õnneks meie toimetuses on üks inimene, kes on siis meie peatoimetaja Eerik, kellele see päriselt pakub pinget ja tegelikult ma olengi tähele pannud, et kui sa tahad teha, siis sa õpidki ära, et siis ei ole mingit takistusi. Kui sul puudub huvi, siis sa lihtsalt nagu Eerik ütles, see läheb üle kivide ja kändude ja näiteks see videote asi, et kui need portaalidesse tekkisid, siis näiteks mina neid kunagi ei vaadanud ja ma nagu ei saanud üldse aru, et miks nad nagu peavad seal olema, et ma lähen ju portaali lugema
ja ma olen siiamaani niisugune lugeja inimene, et ma nagu ise meediatarbijana neist ei hooli ja sellepärast ma ei suuda nagu ka ise kirega neid asju teha. Pluss veel see, et ma olen üleüldiselt selline väga raske kohaneja ja siin viivad jällegi juured mu isa juurde, kes oli tegelikult oma loomult tõeline tagurlane. Mina õnneks nii tagurlik ei ole, aga tema oli nagu nii sinnamaani välja, et kui ema vaatas, et tal hakkas ülikond ikkagi juba ära kuluma ja tuli osta uus, siis ega isa seda uut selga ei pannud, et meil käis see kodus niimoodi, et ema pani selle riidekappi selle uue ülikonna ja kui isa oli paar aastat seda seal rippumas näinud, siis talle ühel hetkel tundus, et okei, et tundub, et see et seda nüüd võib juba kandma hakata ja see oli päriselt, ma ei tee nalja, see täpselt niimoodi oligi. Ja nüüd mida vanemaks ma ise saan, seda rohkem ma märkan endas neid samu jooni, et okei, riietega mul läheb lihtsalt, et ma võin vahetada neid, et ma ei oota, kuni 2 aastat kleit riidekapis ripub, aga mingite asjade kohanemisega ma küll tunnen, et mul on raskusi. Harjumuste muutmised. Ja ma tegelen teadlikult tegelikult harjumuste muutmisega, mis näiteks elustiili puudutab ja seal ma olen edukas, sest ma näen, mul on huvi ja ma näen seda tulemust, aga näiteks asi, kus mul puudub huvi, siis tõesti ta nagu hakkab väga raskelt külge. Eks lõpuks näitab see statistika seda on ju, et palju siis klikitakse seal video peal ja palju uudist loetakse, et lõpuks need numbrid näitavad selle inimeste harjumuse ära, see kõik ju tegelikult muutub nii kiiresti ajas praegu, et selle põhjal võib-olla mingid järeldusi teha ka natukene pointless, kuna kõik on tõesti nii kiires muutus, et ka trend on nagu keeruline ette hinnata. Aga kas te ise tunnete, et teil on suur jõud kõnetada masse ja rääkida olulistest asjadest, et kui sa nagu võtad sõna ja mingil teemal, kuidas sa tunned, et see nüüd mõjus või mõjunud? Kuidas sina seda nagu tagasisidet saad? No kõige lihtsam on vaadata kommentaare. Veebis palju see klikke on mingil, palju seda loetud on, et veeb on ju täiesti aus, on ju paberleht on selles mõttes numbriteta. Sa ei saa jah hiialgi, inimesed ütlevad küll, et nad tahaksid kultuuriartikleid lugeda ja spordist ja kirjandusest ja ma ei tea millest on ju, aga kui hakkad vaatama reaalseid numbreid, palju seda veebis loetakse näiteks, siis võib see tõde olla hoopis vastupidine väga sageli, et inimesed tahavad just selliseid mingisuguseid võib-olla negatiivsemaid uudiseid lugeda, aga mis see küsimus oli? Küsimus oli see, et kuidas sa tunnetad seda, et su uudis on mõjus? Nojah, ma juba seda veebi asja rääkisin, aga see on nagu ka natuke kogemuse pealt, sest juba kui sa valid mingisuguse teema või uudist kirjutad, siis sul kogu aeg peab tiksuma kuklas küsimus, miks ja kellele sa seda kirjutad. Kas ja keda see huvitab. Ja sa mõtled mentaalselt kogu aeg sellele oma auditooriumile, keda on 10 000 inimesed, ütleme, nagu meie peatoimetaja armastab öelda, et jalgpallistaadioni täis rahvast nüüd, et sina lähed mikrofoniga nüüd sinna keset seda staadioni ja hakkad ette lugema oma uudist ja kuidas siis need inimesed, kes seal on ju, et kuidas nad siis reageerivad. Nende seas on ju täiesti erinevaid inimesi, erineva maailmavaatega, erinevate arusaamadega ja sa pead kõigini jõudma niimoodi, et nad saavad sellest uudisest aru ja neil ei teki küsimus, et kellele ja milleks see on kirjutatud. Tegelikult see on päris hea nipp kuulajatele ka, et ma tean, et on inimesi, kes panen pildi netti, et mul lumi lükkamata, kes võib-olla vinguvad keskmisest rohkem. Mõni kirjutab väga asjalikke asju, et tegelikult see on päris hea nipp, et kui ma nüüd seda kõva häälega loeksin staadioni ees ette või näiteks seda pilti, et kui paljud tõuseks püsti läheks minema ja kui see number on nagu suur, siis ära postita parem. Et see on päris hea siuke kvaliteedi kontrolli, mida nagu teha. Aga Eerik, sa rääkisid, et videoteele sinu jaoks ega üks küsimus on, et mis on olnud võib-olla kõige ajuvabam asi või kõige mingi naljakam või ekstreemsem asi, mis kohe meenub, mida te olete pidanud kajastama? Kas teile meenub midagi sellist? Aga võib-olla meenub midagi sellist, millest te rääkida ei saa, siis võite seda ka öelda, et kahjuks meenub küll, aga ei saa rääkida. No asju on ikka
aegade jooksul olnud ju igasuguseid teemasid ja sa oled kokku puutunud ka sellise infoga, millest tõesti ei saa kirjutada mõnikord ega rääkida, sa pead jätma selle endale kuskile tagataskusse. Aga naljakaid lugusid on pigem igasuguste apsakatega juhtunud. Ütleme, kui teles on nagu mingid saatevigad, on ju. Vigad. Jah, mingi saade, eks ole, kus tuuakse mingid naljak. Siis eks ajalehes juhtub ka igasuguseid asju. Näiteks meenub kohe, kuidas meil 8. märtsi lehes oli kunagi esiküljel täiesti ilma igasuguse tagamõtteta oli näitus, madude näitus. Ilusat naistepäeva. Ja esiküljel, eks ole. Ja me ei mõelnud seda niimoodi. Aga me hakkasime mõtlema seda siis, kui lõime lehe lahti ja siis sa nagu tajud seda konteksti, on ju. Või mingid vead, on ju, et kui sul on nagu rubriik Riigikogu valimised, on ju. Ja siis sa saad lehe hommikul ja loed, et Riigikogu valimised. Lihtsalt see on juhtunud sellepärast, et K ja L on klaviatuuri peal kõrvuti ja keegi ei märganud seda. Aga inimestel tekib, kas see oli nüüd mingi nali, mingi ridade vahele peidetud või mingi vihje või see on kellegi provokatsioon ilmselt. Et sellist asju on ikka juhtunud. Meelega kirjutas raudselt. Tegelikult me oleme ikka ka täiesti ametlikult pulli teinud, et mäletad, sa ise olid ju kunagi ühe väga erilise väljaande toimetaja, mille nimi oli Põhjalipp. Minu meelest seda aega võiks natuke meenutada, sest see oli täiesti ametlik pullikanal meil. Ta ei olnud tegelikult, ega me kirjutasime seal päris asjadest, aga läbi teise prisma, meil oli Põhjarannikul oli selline nagu siuke natuke meelelahutusväljaanne, sellise kollase maiguga, et lisa nagu Põhjalipp. Ja ma toimetasin seda tõesti palju aastaid. Aga see andis nagu võimaluse natuke mängida ja natuke ulakusi teha, ütleme, mida klassikalises ajakirjanduses ei saa, et me siis tegime sellise väljaande, mis ei olnud naljaväljaanne. Ma ütlen, et see ei olnud mingi granaat ega mingi juurikas või mingi kiviraha, mingi rubriik. See oligi selline natukene lõbusamas võtmes päris inimestest, päris elust kirjutatud tekstid. Ja see pakkus sellist päris toredat vaheldust selle igapäeva uudiste tegemisele. Kui tihti te üksiselt nõu küsite tööalaselt? Iga päev. Minust me kogu aeg arutame. Iga päev. Kuni selleni välja, et tule vaata, kumb pilt sinu arvates parem on. Et sa usaldad ennast, on ju küll, on ju, aga alati on parem, kui keegi kõrvalt nagu vaatab midagi. Aga kas töö lõpeb siis kell 5 ära või? Ei, mitte kunagi. Ei. Mul on olnud isegi juhtumeid, kus ma olen juba teki all, on ju, juba sätin magama ja siis tuleb teade, et kusagil on tulekahju hooldekodus, on ju. Püksid jalga autosse ja mingi kell 11 õhtul või veerand 12. See on ju peaaegu nagu see poeg ütleb kiire-kiireks saada. No, aga ta nii ongi. Ta nii tihtipeale ongi. Õnneks seda ei juhtu nüüd iga nädal või ammugi mitte iga päev, aga selleks peab valmis olema kogu aeg, et sa oledki, et sulle keegi helistab näiteks kell 10 õhtul või ka puhkepäevale, et sa pead nagu alati valmis olema, sa tead, et kui su telefon on avalik, et sa oled ajakirjanikuna sellelt telefonilt kätte saadav, siis sa pead olema valmis ka selleks, et inimene, kes on mingi probleemis või hädas, ta võib sulle helistada vaatamata sellele, et sul ei ole nagu nii-öelda ametlik tööaeg või sul on täna puhkepäev.
sa pead olema iga kell olema nagu kättesaadav. Mina ei tunne ennast niivõrd häirekeskusena, et kuna ma ei ole ka selline püstolreporter, aga mina pigem tunnen seda, et väga raske on piiri tõmmata, et tegelikult need töömõtted vähemalt mind saadavad küll tihti ikkagi kogu aeg, et justkui nagu on tööpäev läbi, lähed näiteks parki jalutama ja siis hakkavad just nagu kõige paremad töömõtted tulema, et ühesõnaga see on nagu katkematu vool, need töömõtted, et mina pigem tunnetan seda, et ma väga palju mõtlen sellele ja mõtlen ka üha rohkem sellele, kuidas nagu piiri tõmmata, aga väga raske on seda kuidagi teha, sest mõtteid, kuidas sa neid peatad, eks ju, nad tulevad lihtsalt. Aga kas võib olla ka asi selles, et ma ka ei võta oma tööd nagu tööd, et see ei ole nagu väga raske töö, mida teha, vaid see on tõesti asi, nagu, mida ma teen südamest, mis mulle meeldib, mis on minu asi, ja siis ei olegi niimoodi, et oota, nüüd on kõik läbi. Et ma olen nagu valmis ja see on okei mu jaoks, et ma võin kell 8 õhtul ka mingi hea idee peal tulla kirja panna selle, vastata mõnele meilile on ja et võib-olla on ka asi selles, et me teeme lihtsalt seda, mis meile väga-väga meeldib. Mõnes mõttes ma olen nõus sellega, aga teisest küljest ikkagi ma tunnen, et peab olema ka mingi selline aeg, kus sa ikkagi võtad väikese vabastuse tööasjadest ja vähemalt see on nüüd üks asi, mida mina olen viimased aastad treeninud, et ikkagi püüda seda kuidagi seda seina vahele ehitada, see ei ole küll väga tulemuslik olnud. Tahtsin just küsida, kuidas see käib. Ja ongi väga keeruline, aga näiteks mõningad tegevused aitavad, näiteks vokaalis laulmine, see 2 tundi on päris kindel, et ma ei jõua mitte ühtegi töömõtet mõelda, sest ma olen täiesti keskendunud sellele, mis seal lauluproovis toimub. Või kui ma teen pilatese trenni, siis ma kuulan oma veebitreenerit 100% ja ma tõesti ei mõtle sellele, et mis ma homme kultuuriloo pealkirjaks panen või et kuidas ma homme selle inimese kätte saan, keda mul on vaja kätte saada, et on mõned tegevused, mis ikkagi lõhuvad selle töömõtete voolu ära ja mis on väga hea tegelikult. Jah, aga meie töö spetsiifika on see, et sinu töö ongi elu vastu huvi tundmine, eluga kursis olemine ja selleks pead sa kahtlemata päevast päeva jälgima, mis su ümber toimub, jälgima inimesi, jälgima uudistevoogusid, jälgima ametnike tööd ja see et sa ei saa ennast sulgeda, sa pead avatud olema. Sa ei saagi, muidu sa jääd elust maha, et kui sa kuskil võtad mingi lõigu, kuskil lõikad välja, et siis sa jääd nagu elust maha, et sa pead olema kogu aeg, ma ei ütle, et sammukese võrra ees on ju oma auditooriumist, aga ikkagi sa pead olema informeeritum kui su tavaauditoorium, eks ole, kes meediat tarbib. Aga meil on üks kuulaja küsimus ka veel, et mis teie arvate AI-st ja mida ütleb ajakirjaniku koodeks võib-olla või selle kohta, et kas te kasutada ajakirjanikuna? Jaa, mina ütlen jaa. Et nii palju, kui mina olen kasutanud AI-d, mõnikord olen, siis on ta väga hea allikas, et kiiresti saada mingi kompaktne infotablett, siuke, mis on nagu kontsentreeritud nendest faktidest, mis sind parajasti huvitavad. Et ta kogub sulle ju palju kiiremini asjad kokku netiavarustest, kui sa ise seda Google'ist otsiksid, eks ole, jah. Aga kindlasti ei tasu seda 100% usaldada, tuleb olla kriitiline, sest et AI eripära on see, et ta annab sulle vastuseid lähtuvalt sellest, mida ja kuidas sa temalt küsid asju. Et ta ei mõtle kunagi, tal puudub loomulik intelligents, eks ole. Et see on ikkagi, ta on faktide reha, ütleme nii. Et siis ongi see, et ta teinekord võib sulle riisuda seal sellist rämpsu kokku, et aga selleks peab sulle endal mingi elementaarne silmaring olema, et osata seda kriitiliselt, seda infot hinnata. Ei, mina ka ikkagi sõbrunen AI-ga tagurlane, nagu ma olen, siis ma saan aru, et ikkagi
peab tundma uusi tööriistu ka, aga kindlasti ma ei ole seda kordagi kasutanud kirjutamiseks, selles mõttes, et ja ma ei kujuta ette, et ma seda lähitulevikus teeks, et ma laseks AI-l enda eest mingit tekste kirjutada. Ja mul ei ole ka nagu seda vajadust olnud, aga ma olen mõnikord mõtteid kogunud, näiteks mingil teemal. Lihtsalt küsingi, et miks see näiteks on hea või lasta mingeid põhjuseid, argumente anda, et see annab mulle natuke mõtteainet. Ma olen kasutanud seda, eile just proovisin näiteks AI-d selleks, et kuidas ta on reisiplaneerijana. Et kuna me kevadel tegime sellise toreda linnuvaatlusreisi Läänemaale, siis, ja meile mõlemale, mulle tundub, et väga meeldis see, minule väga meeldis, siis ma eile lasin planeerida sügisest linnuvaatlusreisi Läänemaale, ütlesin ette, et 3 päeva ja mida ma siis enam-vähem seal näha tahan ja kus ma majutuda tahan. Ja ma pean ütlema, et ma olin täiesti nagu üllatunud, kui hästi ta sellise asjaga hakkama sai. Et seal oli nagu päris mitu asja, mille peale ma ise poleks tulnud või pakkus välja selliseid linnuvaatlustorne, millest ma ei olnud kuulnudki. Et sellise tööriistana ma kindlasti kasutan edaspidi ka, et ta tõesti hoiab kõvasti aega kokku. Aga kirjutamiseks ma arvan, et lähiajal mitte. Mina ühes artiklis isegi kasutasin mitte nii väga ammu, et kui teema oli Jõhvi ja Toila valla ühinemine, siis ma küsisin AI-lt, et ta ütleks lühidalt, et miks on see kasulik ja millised on ohud või negatiivsed võimalikud tagajärjed. Ja siis ta andis mulle väga loogilised vastused ja ma avaldasingi need nagu tabelina ära, plussid ja miinused, aga ma tegin muidugi märke juurde, et see on AI versioon asjast. Jah, et mõnikord saab sealt väga häid mõtteid, mille pead, see ka, jaa, õige, et see on väga häid nagu mingeid mustreid. Jah, küsimuseks peast ära nüüd. Ma küsiks teie käest, kuna te olete nii pikalt olnud ajakirjanduses ja näinud seda Ida-Virumaa elu, et mida teie jaoks tähendab täna integratsioon Ida-Virumaal? Ja mida me kõik saame teha, et see kuidagi paremini hoogu sellele anda ja et see toimiks? Integratsiooni all ju paljud erinevad inimesed mõistavad ju erinevaid asju, et ei ole sellist, kus kõik algul, kui see integratsiooni jutt hakkas ja kõik see teema, siis ju pöörati rõhku keeleoskusele, et arvati, et kui kõik venekeelsed inimesed õppivad eesti keele ära, siis ongi integratsioon toimunud ja kõik on hästi, kõik probleemid kadunud. Aastate jooksul me oleme aru saanud, et nii see ei ole, et see on palju keerulisem, sellepärast, et keelsus ei tähenda veel meelsust ja vastupidi on ju. Mulle tundub sedapidi, et riik, kes on, ütleme, 30 aastat seda integratsiooni rauda tagunud, sinna arvestatavaid ressursse pannud, et on kuidagi unustanud ära selle, et kes need siin Ida-Virumaal need integreerijad siis on, et tegelikult need 20% eestlasi justkui peaksid integreerima 80% venekeelseid elanikke, et see ei ole reaalne. Seda enam olukorras, kus tegelikult riik eestlasi ei toeta. Võib-olla sul ei ole, sa ei ole sellega nõus, on ju päriselt, et Eesti kultuuri tegemist, ma olen ikka seda näidet toonud, et toetatakse näiteks venekeelseid kultuuriseltse, on ju, aga Eesti laulukoorid ja rahvatantsutrupid peavad oma selle rahvakultuuriga tegelemise ise kinni maksma, eks ole. Et siin on natukene võib-olla asjad valesti. Ja kui me räägime veel integratsioonist, siis muidugi on olnud väga suur probleem ikkagi haridus. Me aastaid ei teadnud, mis tegelikult toimub venekeelsetes koolides. Me ei tahtnudki seda teada, sest me toitsime ennast illusiooniga, et küllap seal õpetatakse samu asju, mida Eesti koolides. Aga ajapikku mina olen selles veendunud, et kõigis vene koolides see niimoodi ei olnud ja
ja tulemus oli nagu ta oli, näiteks me nägime aastal 2007, kui noored inimesed märatsesid tänavatel ja karjusid Rossija, Rossija, need olid kõik ju meie koolide õpilased. Sirle, tahad ka midagi arvata sellest? No kuna siin Eerik seda kooli mainis ja ma olen tõesti nõus, et kodudesse tõesti riik tungida ei saa ja me ei saa kontrollida, mida seal kodudes räägitakse, mis väärtusi seal jagatakse, aga kool nüüd ikkagi peaks küll olema see koht, mis käib ikkagi ühte jalga meie ühiskonna väärtustega ja sellepärast muidugi see üleminek eestikeelsele õppele, jah, muidugi me kõik kahetseme, et see nii hilja tuli, eks ju, aga vähemalt ta tuli ja ma arvan küll, et siin me nagu peame küll kõik toetama ja kaasa aitama, et ikkagi see edukalt läheks ja ma olen võib-olla selles mõttes eestlaste seas vähemuses, et mind ei häiri ka venekeelsed noored Eesti koolides, ma ei ole muidugi õpetaja rollis, kindlasti ma räägiks võib-olla teist juttu, kui ma ise peaks õpetama neid klasse, kus on neid õpilasi näiteks pooleks. Aga siin ongi see, kus riik lisaraha ja lisaõpetajatega tegelikult saab appi tulla, õnneks on ka tulnud nüüd, eks ju, et tõesti ma saan aru, et on olnud aastaid probleeme sellega, aga ma arvan, et me ei peaks vene noori nagu tõrjuma Eesti koolidest, et see ongi see, kus nad saavad kõige parema kokkupuute ju meie väärtustega, et miks me neid siis nagu tahame eemal hoida. Et keegi võib-olla veel täna ei teagi täpselt, mis see õige valem on, et kuidas seda lasteaedades ja koolis lahendada seda probleemi, et me ei suuda seda protsenti klassides kontrollida, et reaalselt sul on lastearühmas 3 eestlast, kes õpivadki ennem ära, seal ei olegi nagu, mis me siis seal teha saame, et isegi kui õpetajad räägivad 100% eesti keeles, nad mängivad ikkagi ju vene keeles. Üks positiivne vaheklipp siia. Ja. Ma olin täna Narva muuseumis ja juhuslikult sattusin seal peale ühele kooliõpilaste grupile, ilmselt Narva koolist, kus siis kaks õpetajat seletasid midagi lastele seal. Nad olid venekeelsed, nii lapsed kui õpetajad, aga see kõik käis eesti keeles. Ma kuulsin esimest korda oma kõrvaga, kuidas venekeelsed õpetajad suhtlevad õpilastega eesti keeles ja õpilased küsivad nagu ja räägivad eesti keeles vastu ja see ei olnud nagu mingi selline sunnitud suhtlus, et kuskil keegi mingisugune kontrollör või inspektor kuulab pealt, kas ikka räägitakse eesti keel. See oligi nende loomulikkus. Mina sattusin nendele juhuslikult peale lihtsalt ja panin seda tähele. Jah, mina kui käin Narvas ka alati, siis mitte ainult Narvas, võiks igal pool seda teha, aga et Narvas eriti näiteks kui keegi räägib nagu eesti keelest teenida, ma alati ütlen talle, et nii hästi räägite eesti keelest, alati nagu nii positiivselt üllatunud, tegelikult see on nii väike asi ja nii suur motivatsioon, mida neile teha. Aga ikkagi ajakirjandus, et mitu ajakirjanduse auhinda saad koju toonud ja kas on mingisugune võistluse eesmärk oma ette, mis värk nendega on? Tead, ma ei mäleta kui palju neid on olnud. Sa ei tee oma tööd kunagi mingi eesmärgiga, et saada, muidugi tore on, kui tunnustatakse, aga ma kunagi ei istu arvuti taha mõttega, et nüüd ma kirjutan sellise loo, mis peaks võitma auhinna, eks ole. Et sa ei mõtle lihtsalt selle peale, sa mõtledki sellele loole niimoodi, et kuidas seda kõige paremini nagu esitada ja võib-olla neid auhinda on olnud 5. Ma ei oska seda praegu peast, ma pean meenutama, siis kuskilt dokumentidest järgi vaatama. Aga see ei ole see ei saa olla eesmärk oma ette, kui sul on selline eesmärk, siis pole sul nagu ajakirjanduses midagi teha, et see on muidugi alati meeldiv tunnustus, aga sama meeldiv on näiteks see, kui sa kirjutad mingi loo ja kas või üks inimene helistab või kirjutab sulle, et oi, et see oli tõeliselt hea lugu ja tunnustab sind mingisuguse loo eest, tänab ja see on samamoodi nagu preemia, et see on tore. Igal ametil on see teine pool ka, et võib-olla kuulajad mõtlevad, et nii äge kultuuritöötaja, ajakirjanik, et saab nii palju käia ja ma ei tea, tasuta mingeid asju. Et mis on
võib-olla see ajakirjanduse töö teine pool, millest võib-olla ei räägita? Sa tõidki välja praegu selle kultuuritöötaja ja selle kultuuriteema, et mina asjaolude kokkulangemisel juhtuski nii, et minust saigi ühel päeval kultuuritoimetaja, millest ma küll kunagi ei unistanud, aga lihtsalt kõik eelmised kultuuritoimetajad lahkusid ja töölt. Ja tõesti ühel hetkel ma avastasin ennast olukorras, kus tegelikult oleks pidanud võib-olla igal õhtul kusagile minema ja millestki osa saama, mis on ühest küljest, nagu sa ütlesid, hästi tore on ja loomulikult head kultuuriüritused ju on igal juhul toredad, aga ka siis, kui nagu mingit toredat asja saab liiga palju, siis see ei ole enam hea. Ja ma olen hakanud tajuma, et näiteks kui ühes nädalas on mingi 4 või 5 erinevat kultuuriüritust, ma ei tea, teatrit, kontserti, kinoskäiku, siis tekib juba see probleem, et sa ei suuda neid elamusi enam endast läbi lasta. Ja nautida, sellepärast, et kohe tuleb järgmine otsa, enne kui sa oled lõpetanud eelmise seedimise, eks ju, või läbi seedimise. Ja just hiljuti, ma ei mäleta, kes seda ütles, aga just rääkis, kuidas tänapäeva inimese puhul hinnatakse seda, et ta on hästi tegus ja muudkui tegutseb ja käib ja täiesti nõus, et see kõik on väga tore, aga tegelikult ka siin nagu peab nagu mingi mõõdukus olema, sellepärast et tõesti, kui sa lõpuks enam ei suuda nautida neid elamusi, siis nagu tekib küsimus, et aga milleks siis see kultuur on, eks ju. Jah, aga võib-olla see ongi see täpselt see no see on see meie natuke pahupool. Jah, et võib-olla kui sul poleks seda ametit, siis sa ju valiks just need asjad, mis su hinge toidavad, aga kahjuks sa pead nagu selle töö raames kõike seda taluma. Et 2 asja ongi see, et üks asi, kus sa pead töö pärast käima, teised asjad on ju need, kui ma ise tahan minna, kui ma võib-olla töö pärast ei peaks minema, aga ma tahan ka Ugala etendusi vahel näha, mis siis, et ma neist kunagi Põhjarannikus ei kirjuta, eks ju. Et ja võt siis tekib see nagu see olukord, kus on kõike head liiga palju. Aga kuna... Ja ma võin omalt poolt lisada, et kui sa kajastad teemasid, kus on nagu sees konflikt, siis sa pead alati valmis olema selleks, et sa saad ka näiteks sõimata, sind süüdistatakse erapoolikuses, kellegi poolt olemises, see tihtipeale tuleb see mingite poliitikute poolt, kohalike võimutegelaste poolt, et aga sa peadki selleks valmis olema ja see on selle hind. Ja kui sa tead, et tegelikult sa teed kõik õigesti ja ma ise olen mõelnud, et kui mõni poliitik süüdistab ajakirjanikku või väljaannet erapoolikuses ja ebaobjektiivsuses, siis on nagu selle ajakirjaniku ja väljaandega kõik korras, sellepärast et sa oled õigel asjale tähelepanu juhtinud. Ja poliitikutelt ei saagi tihtipeale teistsugust reaktsiooni oodata, kui kirjutatakse asjadest, nii, nagu mis neile ei meeldi näiteks. Aga te tõesti olete oma töö raames väga palju käinud ringi ja kuulele võib-olla on huvitav, et mis teie lemmik mingi toidukoha soovitus on või majutus või elamus, et mis on number 1-2 kohta, kuhu te kindlasti soovitaksite minna kuulel? No kõige sagedamini me käime Orava saunas Kose tiigi ääres. Seal me käime lausa regulaarselt ja seda ma julgen küll soovitada. Aasta ringi, et kellele meeldib kuum saun ja külm tiik, siis on see täpselt õige koht ja see on ka avatud kõigile tegelikult, kui registreeruda. Et see on koht, kus me regulaarselt käime, siis me julgeme soovitada Voka Vokaali, kus me ka regulaarselt käime. Aga kohalikest võib-olla turismikohtadest, meie üks lemmik on Meresuu näiteks, Meresuu saunakeskus, me lihtsalt oleme sellised saunahullud ja Meresuus, ma arvan, me käime kõige sagedamini. Käiks hästi sagedasti Orhidees, mis on konkurentsitu lemmik, aga see lihtsalt ei ole nii taskukohane. Söögikohtadest kohaliku patrioodina mina julgen küll Mererestot soovitada, mis on nagu uue hingamisega minu meelest väga mõnusaks kohaks saanud. Jah, Sirle on turismialal suurem ekspert kui mina ja nende kõiki söögi, tema on palju rohkem, kordades rohkem käinud igal pool, ta on kõik Ida-Virumaa turismiobjektid vist läbi sõelunud korduvalt ja korduvalt,
Mulle meeldib Ida-Virumaal väga paljudes kohtades käia, sõltuvalt nüüd, sest ta on nii eripalgeline, et kas sa lähed Peipsi äärde või sa lähed Toilasse mere äärde, kas sa lähed Narva või sa lähed Iisakusse. Selle Ida-Virumaa lapi peal on kõike. Ja lapi teki peal on nii palju lappe, et sa ei tüdine ära sellest. Ja ma võin isegi öelda, et ma ei tüdine ära kunagi Oru pargist, mille kõrval me elame ja kus ma tõesti, Eerik võib kinnitada, näeb mind iga päev jalutamas ja ma vahel ise ka imestan, et kuidas mul juba kopp ees ei ole, et nagu iga päev, kui headel päevadel mitu korda teen ma oma neid pikki jalutustiire, aga see on täiesti hämmastav, et see Oru park juba lihtsalt on üks näide, mis on just väga kujukas kogu Ida-Virumaa kohta, kuidas ta ei tüüta ära, sest see on kogu aeg erinev. Igal aastajal, igal päeval on erinev, ja samamoodi tegelikult ma arvan, me võime üldistatult ka Ida-Virumaa kohta öelda, et ta ei tüüta ära, siin ei hakka kunagi igav. Ka ajakirjanikuna on see väga hea tööpõld, väga põnev. Absoluutselt, ja me vahel isegi naabrite kallal ei ole ilus norida, aga me vahel oleme lihtsalt visanud nalja, kui läbi Jõgevamaa näiteks sõidame, et mõtle, kui jube, kui me Jõgevamaal elaksime. et me selles mõttes me oleme tegelikult uhked ja õnnelikud, et me elame Ida-Virumaal. Ma arvan, et kõige paremas kohas üldse, kus me nagu elada võiksime nii töö kui ka eraelu mõttes. Aga rääkides Ida-Virumaa, siis mis teile tundub, mida Ida-Virumaa täna enim vajab selleks, et ikkagi noored tuleks lõpuks tagasi? Et väga suur, mitte ainult noorte väljavool on, vaid ka pered kolivad on ja minema, samas tuleb huvitavaid ka sisserändeid jällegi on ja Eesti-seselt, et mis on võib-olla teie silmis see, et mis vajab tähelepanu, et Ida-Virumaa ikkagi nagu areneks edasi, kasvaks, mitte ei hääbuks? Ma arvan, et oluline asi on siin kvaliteetne haridus. Et noored ei läheks juba gümnaasiumisse kuskile Tallinnasse, Tartusse, et nad saaksid siin konkurentsivõimelise hea hariduse. Et võib-olla ka kõrghariduse võimaluste laiendamine, kuigi siin on juba Narva kolledž ja Virumaa kolledž, aga see, et noortel oleks võimalik ka siin õppida, omandada teadmisi ja siin loomulikult siis ka töökohad, eks ole, oleksid normaalselt tasustatavad ja kõik, muidugi elukeskkond on ka oluline, eks ole, et alates kuhu minna, mida teha? Kuni majade fassaadide korras olekuni välja, eks ole, kõik need asjad. Aga mulle tundub, et need asjad liiguvad nagu positiivses suunas ja mul ei ole nagu väga suuri etteheiteid, et võib-olla et pole need asjad muutunud nii kiiresti, kui võib-olla tahaks. Aga kui ma täna sõidan näiteks Vokast läbi ja vaatan neid tellingutes kortermaju seal, mida korrastatakse, ja pilt muutub aina rõõmsamaks ka siin Jõhvis, eks ole, kus ehitatakse ka juba uusi elamuid ja ma ütlen, et mulle tundub, et seda kõike vaadates on neid argumente ikkagi päevast päeva aina rohkem, miks need noored võiksid siia tagasi tulla või siia jääda. Et võib-olla on naiivne panna lootusi mingile ühele valdkonnale, aga mina nagu väga loodan filmilinnakust sellist noorte huvi kasvu, et kindlasti noori huvitavad ju natuke teistsugused töökohad võib-olla kui meid, eks ju, ja tööstus võib-olla ei ole neile nii atraktiivne. Ja võib-olla noored kujutavadki oma tööelu hoopis ja ilmselt kujutavadki, sest et meie lapsed ütlesid meile juba, kui nad koolis õppisid, ütlesid emme-issi, et kuulge, et kas te tõesti arvate, et meie hakkame hommikust õhtuni tööle nii nagu teie töötate, et me ei kavatse seda teha. No ma ütlesin, et väga tore, aga siis ma tahaks näha, et kuidas te nagu oma eluga hakkama saate, et kuidas te vajalikku raha teenite, et igapäeva eluga toime tulla. Aga see on väga põnev muidugi. Väga huvitav teema jätk, et millised vanemad te olete?
Mina loodan, et väga head, et ma võib-olla seda väga ei julge rõhutada, selle hinnangu peavad lapsed andma, aga mis kindlasti meie tugevus on olnud, on see, et me oleme olnud ühel meelel. Et me oleme nagu tiim olnud ja tõesti ei ole meie kodus selliseid olukordi, kus laps katsetab ühe vanemaga ja siis ta teab, et kui ühega ei näkka see asi, siis ta läheb teise juurde, räägib pehmeks, eks ju. Et üldiselt meil on nagu sarnased väärtused, me oleme kogu aeg teadnud enam-vähem, milliseks me oma lapsi oleme tahtnud kasvatada ja me ei ole lasknud endaga manipuleerida, et meil ei tööta isegi see, et tütar ja isa, et on eriline side ja siis isa lubab kõike, mida ema ei luba, et selles osas me oleme nagu, isegi me ei ole nagu seda eraldi kokku leppinud, aga see niimoodi kuidagi kujunes. Kui meie lapsed lõpetasid gümnaasiumi, nad on kaksikud, nad lõpetasid ühel ajal, siis meil oli koduterrassil väikene oleng seal ja siis ma ütlesin toosti, et väga tore oli teiega koos kasvada. Et tegelikult me oleme ise ka nagu nende kõrvalt nagu õppinud paljusid asju, teinud ka vigu ja nendest pärast võib-olla ka aru saanud ja kahetsenud, et see ei ole nii, et vanemad nagu ütlevad, et kuidas peab toimima. Nagu Sirle ütles, et nagu tiimina toimetada on nagu õige minu meelest ja meil on nagu minu meelest olnud selles mõttes hea tiim, et lapsed on meiega nagu olnud ausad, avameelsed ja tahtnud meiega rääkida oma muredest ja oma plaanidest ja kõigest, et meil on nagu ei ole sellist asja olnud, et kusagil, et on teemad, millega ema isaga räägitakse ja on teemad, millest ei räägita. Ma ise arvan niimoodi, mul on nagu jäänud selline mulje. Eks me oleme ka vabandust palunud, kui eksinud oleme, et minu meelest see on ka väga oluline oskus, et ega me ka nüüd ei sündinud, meil ei olnud mingit vanemaks olemise õpikut, eks ju, sündides kaasas, et eks see käiski läbi koos kasvamise tegelikult. Et siin ei ole nagu mingit eelkursust ju võimalik läbida, et see tegelikult on vanemate kool. Et sa ei saa vanemateks olemist treenida, et siis olla lõpuks väga hea vanem, on ju. See eeldab seda, et kõik lapsed on ühesugused. No, siis oleme kõik ühesugused emad ja isad. Jah, võib-olla, et ega me ei teadnud ka laste sünni hetkel, et missugused lapsed me nüüd endale saime, et see selgub ju alati nagu aja käigus. Ja selgus ka, et nad on küll kaksikud, aga nad on täiesti erinevad. Nagu üks Sirle sõbranna ütles, et nagu siga ja kägu, eks ole. Eks see emaks olemine või isaks olema ongi see, et sa saad väga palju, aga sa pead ka endast väga palju ära andma ja siis kui valmis saad seda ära andma, seda oma egost suurt ampsu, et sa pead loobuma tegelikult ka, aga sa saad vastutuseks ka väga palju ilusaid ja ägedaid hetki. Aga jah, et ma pean ütlema seda, et tegelikult mulle tundub, et lapsed on meid usaldanud ja austada ma olen ise neid ka väga palju usaldanud ja ma mõtlen isegi seda, et ma olen nende pärast palju vähem muretsenud kui oma vanemate pärast, kelle pärast ma muretsesin siis nende vanuse tõttu, eks ju. Aga olen kogu aeg teadnud, et isegi kui nad teevad mõne käki kokku ja eks ikka igasuguseid asju on ju juhtunud, siis ma olen kuidagi kogu aeg olnud kindel, et nad ikkagi lõpuks on kuidagi püsivad õigel teel või saavad ikkagi aru, mida see inimeseks olemine tähendab, ja nad ei ole nagu alt vedanud selles mõttes, jah. Lõpetuseks ma küsiksin veel teie hobide kohta. Ma saan aru, et talisuplus, muusika, veel. Kuidas Aer elab? Räägi meile. Aer elab sellist vahelduvat, kord aktiivsemat, kord vähem aktiivsevat elu, aga me ikkagi regulaarselt teeme proovi. Nüüd juunikuus on tulemas kohe mitu mängu. Et selle üle mul on küll hea meel, et ma oma lapsepõlve unistuse realiseerisin, et ma saan bändi teha, eks ole. Kooli ajal sain teha ja pärast väikest pausi nüüd jätkuvalt. Jah, Aer elab hästi.
minu meelest meil on selles mõttes väga hästi, et meil on ühised hobid ja meil on ka hobid, mida me harrastame eraldi ja mis ei ole üldse probleemiks, et näiteks mul on kogu aeg meeldinud ka kõrvalt see muusika tegemine, et me ei ole kunagi teinud takistusi, et kuule äkki ära täna seda proovi korralda, et äkki teeks midagi koos, eks ju, et see minu jaoks on täiesti okei, et mingid asjad on, mida me teeme koos ja mingid asjad on, mida kumbki naudib eraldi, näiteks ma pole siiamaani selle, ma ei tea, mitme aasta, 30 aastaga suutnud Eerikut õpetada jalutama, sõna otseses mõttes. Kas sa teeb kiirkõndi või mis ta ei viitsi, lihtsalt probleem ongi selles, et tal ei meeldi jalutada, ta pigem ujub, eks ju, ja siis lihtsalt sellega tuleb leppida, siis ma jalutan üksinda, eks ju, et ei olegi probleemi, eks ju. Samas on nagu see saun ja see talisuplus, mida me vist nüüd oleme juba, ma arvan, 8 aastat teinud, et see on jällegi see, mida ma tean, et me teeme koos ja meil on koos tore, et üksi ma näiteks, ka koorilaul, eks ole, on aastaid olnud meil, me laulsime Kirderanniku kooris kaua aastaid, ma olen ka Kaevuris laulnud ja nüüd siis vokaalis käime koos. Jah, nagu Sirle ütles, et tema käib jalutamas ja mina käin mitu korda nädalas, käin ujumas siis, eks ole, et see on minu harrastus. On meil veel midagi vist? Ikka see lugemine on ka, aga seda me ei tee koos, vaid igaüks siis loeb seda, mida tema tahab, eks ju. Aga üldiselt see lugemine on meie peres ikka ka kogu aeg. Aga väga palju me nagu arutame maailma asju, see võib ka öelda hobi, kuna meil tööst tulenevalt, eks ole. See avar silmavaade kogu aeg on avatud. Siis meil on kogu aeg nagu mingisugune teema. Nagu mingi poliitikastuudio või mingisugune ühiskondlike teemade arutelu stuudio kogu aeg avatud. Aga muusika on nii suur osa, et millist muusikat te kuulate muidu? Kui sa lähed jalutama, paned klapid pähe, mis sa paneksid kohe käima? Tead, viimasel ajal näiteks ma olen hakanud Mari Kolkunit kuulama, kellega mul tekkis see side tegelikult tänu Jõhvi kontserdimajale, kui ta nüüd käis siin kevadel Eesti Rahvusmeeskooriga esinemas. Ja minu jaoks ta siiani oli täiesti avastamata artist, ma küll teadsin, et sellise nimega laulja on olemas, aga kui ma olin teda ehedalt laval näinud, siis mõtlesin, et vau, et miks ma teda siiani üldse nagu ei kuulanud, et siis oli mingi nädalate viisi, ma lihtsalt käisin ja kuulasin kogu aeg Mari Kolkunit. Enne seda oli mul siuke Rita Ray periood, kelle ma avastasin Tuletorni festivalilt, eks jälle Ida-Virumaalt, kus ma tõesti aastaid võisin lõputult Rita Ray'd kuulata. Koos Rita Ray'ga mul paralleelselt on näiteks Nirvana üks unplugged plaat, eks ju, keda ma võin täiesti lõputult kuulata. Väga äärmuslik, et tegelikult ikkagi ma olen siuke rockitšik kõige rohkem, sest et rockmuusika, päris pillid, kõik see raju energia, et tegelikult ikkagi, see ikkagi paneb mind kõige rohkem käima, aga see ei tähenda, et ma ei või Mari Kolkunit kuulata, kes on teistpidi lihtsalt nagu siuke magnet ja Lenna muidugi on minu läbi aegade lemmiklaulja olnud. No kui ma nüüd ütlen midagi sellist, et ma olen nagu väga erinevat muusikat kuulata armastav inimene, siis ilmselt see kõlaks nagu klišeelikult, aga päriselt ka mul ei ole, mul on niimoodi olnud, et mul ei ole kunagi olnud oma lemmikbändi või lemmiklauljat või lemmikmuusikut. Et ma võin ühe õhtu jooksul kuulata nii Boney M-i kui Black Sabbathit, sest minu meelest on mõlemad ägedad bändid, ja tegelikult on minu üks lemmikheliloojaid Antonio Vivaldi üldse ja Beethovenit ma kuulan hea meelega. Et see sõltub, mõnikord tuleb lihtsalt tuju, mõtled, et kuulaks seda näiteks. Üks hobidest mul muide on ka kokkamine, mis mulle väga meeldib, on ju, mina olen oma peres peakokk. Ma olen täiesti armulikult selle rolli loovutanud, üldse ei vaidle vastu, isegi ei käi abikokaks. Ja väga äge on teha süüa hea muusika saatel, et need asjad kõlavad kuidagi nii hästi kokku, et mõnikord sa kujutad ette, et sa teed toitu, mis näeb välja nagu hea sümfoonia näiteks, et nii toit kui ka muusika, need on mõlemad sellised tänapäeval ikkagi ka nautimise asjad, et ja kui need veel omavahel koos kõlavad, siis on väga mõnus. Aga siis sa võiksid ju olla ka kokk kuskil restoranis?
Ja ma olen kunagi isegi mõelnud, et äkki mingi pensionieas võiks kusagil mingi oma söögikoht olla, aga jama on selles, et ma kardan, et ühel hetkel, kui see muutub sinu tööks, siis sa enam ei naudi seda. Aga millest te unistate? Ma ei oskagi öelda, mis asi see unistus on, et tegelikult ma mõtlen, et kui mul on kõik nagu korras, pere on koos, tal on kõik hästi, lähedased inimesed, sõbrad, sul on töö, mida sa armastad, sul on hobid, millega sa tahad tegeleda, et see kokku ju ongi üks unistus, mis võiks ju olla ka mitte tulevikus, vaid praeguses hetkes olla, et nii lihtne see ongi, et ma mingisuguseid eesmärke, et muidugi kõik tahavad saada paremaks inimeseks ja kõik tahavad saada jõukamaks ja kõik see, aga me tihtipeale nende unistamistega ei märka seda, neid väärtusi, mis on meie ümber praeguses hetkes, et me peaksime võib-olla teinekord rohkem neid tähele panema. Rohkem kohal olema. Ma olen täiesti nõus, et ma olin vanasti ka suur unistaja, nagu kui jõuame tagasi kolhoosi esimehe jutu juurde, et mul on kogu aeg meeldinud igasuguseid asju ette kujutada, milline mu elu on ja mida ma teen, aga viimasel ajal ma üha rohkem tegelen tänulik olemisega, ehk siis ma tegelikult püüangi, mul ei ole päris nii, et ma nüüd iga päev ärkan ja olen kohe tänulik, aga kui ma jalutan jällegi, jõuan tagasi selle suurepärase Oru pargi juurde, et kui ma jalutan selles ilusas pargis, siis ma ikkagi väga tihti mõtlen, et unistada on tore, aga tegelikult ikkagi peaks olema väga-väga tänulik selle eest, mis sul nagu olemas on. Ja ma mõtlen seda päriselt, aga mul on praegu tegelikult ainult üks unistus ja see on lihtsalt seotud selle geopoliitilise olukorraga. Ma lihtsalt unistan sellest, et me ei peaks kartma, et see on nii lihtne unistus tegelikult ja absoluutselt meist sõltumatu. Aitäh teile, et ma tunnen, et sellised vestlused on nii vajalikud, sest me tihti arvame, et ma tean küll Sirlet ja Eerikut ju, aga tegelikult ma ei tea mitte midagi, et te avasite ennast nii teisest küljest, kuigi me ju iga teisipäev näeme, laulame koos, on ju. Aitäh teile ikkagi, et ka kuulajad saavad teada, milline on päriselt üks ajakirjanik või üks tegevtoimetaja ja kes need meie inimesed päriselt on, kes siin tegutsevad tegelikult Ida-Virumaa nimel iga päev, nii et suur tänu teile selle vestluse eest. Aitäh kutsumast. Tänan minagi. Ja lugege kõik Põhjarannikut. Ilusat päeva või õhtu jätku teile. Hea kuulaja, aitäh sulle, et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga-väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saared teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulamast!